Mr. Bobor, running number 4. Ja lähe on antud. Mõnusalt. Op, saad kätte. Punnitab. No nii, kust nüüd alustada, ütleme niimoodi, et üle kuu aja on viimasest videost möödas. Miks see niimoodi on läinud? Oligi see, et ühes viimases postituses rääkisin Taani võistlusest, kus mul siis esireffi tuli knopka ja see rikkus mu võistluse. Siis ma otsustasin, et ma ei tee sellest videot, sest mul ei ole nagu otseselt midagi rääkida seal selles mõttes, et knopka tuli reffi ja see põhimõtteliselt lõpetas mu võistluse ja siis ma lihtsalt kulgesin lõpuni. Ei näinud nagu pointi, et peaks nüüd sellest rääkima. Ja siis peale seda käisin oma koduklubiga laagris. Peale seda jäin ka haigeks ja seega on siin nii-öelda siuke kuuajaline paus sisse tulnud ja ei ole videosid tulnud. Nüüd ma olen tagasi ja et võiks rääkida nüüd sellest, mis siis toimus pühapäeval Tallinnas, kus oli 2 võistlust ühel päeval ja väga väikese vahega, mis on minu jaoks esmakordne kogemus ja ma tõesti loodan, et seda rohkem ei juhtu. Et see oli tõesti raske päev. Seletan siis lühemalt, mis toimus. Oli niimoodi, et alguses pidi Balti meistrivõistlused toimuma Leedus, aga seal jäi see ära ja tuli Balti meistrivõistlused Eestisse. Distantsiks oli supersprint, 375 meetrit ujumist, 10 kilomeetrit ratast ja 2,5 kilomeetrit jooksu. Võistlus hakkas pihta, siis stardis sain ilusti minema poistega koos ja veest olin välja 3. või 4. Ma peast enam ei mäleta. Igatahes üsna seal ees otsas ja jooksin ruttu vahet salasse ja hüppasin rattale ja vaatasin, et lätlane Liepa oli juba ees ja siis tuli mina. Panin ruttu rattakingad kinni, aga see vahe oli selline, et mul oli suht keeruline talle järgi pusida. Ja siis ma jäingi üksi ja sõitsin selle 10 kilomeetrit üksi ja selja taga siis väikese vahega oli lätlane Gajevskis ja eestlane Johannessik, kellega koos siis peale teist vahet sala me läksime jooksma. Jooksus üritasin Jussiga natukene sellist koostööd teha, et saaks lätlasest lahti, aga see siuke jooksmine tuli ütlemine välja, et põhimõtteliselt kõrvatasin iseennast ära, et mulle selline kiirendustega või selliste väikeste sutsakatega võistlusjooks väga ei sobi. Peale tagasi pööret üritasin neile, tekkis väike vahe, võtsin vahe uuesti kinni, aga siis panid nemad Sikk ja Gajevskis panid juurde ja ma ei suutnud enam kaasa minna ja siis ma jäingi üksi. Ja siis mingi hetk tuli selja tagant soomlane, kellel oli hoopis teine käiki ja pani veel lõpusirgel minust mööda. Üritasin kaasa minna, aga siis järsku lõi paremasse nii-öelda siia kõhupiirkonda ülesse nurka väga tugeva valu, mis pani põhimõtteliselt punkti sellele võistlusele, et see oli mingi paarsada meetrit enne lõppu ja siis ma vaatasin, et ega mul midagi püüda ei ole ja samas mul ikkagi kuklas oli see teema, et mul tuleb teine start põhimõtteliselt 2 tunni pärast järgi. Kell 10.30 jah, jooksin finišist põhimõtteliselt 2 bussi, et süüa. Söögiks oli mul tehtud kaasa riisi, keedetud riisi. Järgmine start oli olümpiadistantsi või siis nüüd siis standarddistantsi Eesti meistrivõistlused. 1,5 kilomeetrit ujumist, 40 kilomeetrit ratast ja 10 kilomeetrit jooksu. Ei osanud üldse nagu midagi oodata või tunnetada, et mis toimub, sest paned hommikul põhimõtteliselt pool tundi gaas põhjas ja siis pead paari tunni pärast uuesti pingutama, siis ei osanud ette oodata, milliseks see võistlus kujuneb. Ja läksingi selles mõttes enda asja nagu tegema. Esimeses reas saime ilusti Rinel Piusi ja Johannessiku Armin Angerjärvega 4 koos minema. Stardid olid 5 stardiga siis. Ja üsna kiiresti saime nagu vabasse vette, et Rinel väikese vahega ees ja mina järgi ja siis Juss ja Armin olid minu järgi. Et veest tulin teisena välja, ujumine oli siuke üsna kesine, et mingi 20 minutit. Et ujumine toimus ka ilma kalipsota, sest vesi oli 22 kraadi
Vahetusala ja rattasse. Ja siis kohe panen siia video juurde, kuidas ma kaotasin peale vahetusala enda lenksu pealt pudeli. Ja sealt on näha, kuidas ka Juss minust mööda läheb. Et seda ma ei osanud ette oodata, et see pudel sealt nii kergelt ära kaob. Siis ma korjasin selle pudeli ilusti ülesse, et mitte disklahvi saada, sellepärast et see oleks siis põhimõtteliselt nii-öelda prügi maha viskamine ja selle mitte üles korjamine vales kohas. Sain Rineli ja Jussi kätte kuskil seal 5.–6. kilomeetril või isegi rohkem. Ja läksin ette vedama ja sõitsin. Üritasin oma vatte hoida, mingi hetk vaatasin seal poole peale, et me oleme Jussiga kahekesi, et Juss mu selja taga ja sõidame siis koos vahetusalasse ära. Et keskmiseks kiiruseks äkki tuli 44 kilomeetrit tunnis, et põhimõtteliselt 54 minutit oli see puhas rattasõidu aeg. Ma panen need mingid Strava andmed ka siia juurde, et keda huvitab, mis vatid või mis kiirus ja asjad olid. Ja peale seda läksime koos jooksma. Põhimõtteliselt alguses kohe just tegi väikse vahe sisse ja ma mingil määral nagu üritasin kaasa minna, aga otsustasin ikkagi teha oma jooksu. Ja see vahe kogu aeg nagu kasvas ja ma üritasin ka ise tempot juurde panna, aga mingi hetk lõi siia, kui juba esimene start lõi siia kõhu ülemisse piirkonda valu sisse, siis ka teisel stardil tuli see välja põhimõtteliselt peale esimest ringi. Üks ringi jooksus oli 5 kilomeetrit. Et see nagu põhimõtteliselt piiras mu pingutamist, et ma võisin tiksuda seal 3.35, 3.40 tempos nagu normaalselt ära, aga kui ma tahtsin nagu 3.25 või kuhugi sinna kanti minna, hingamissagedus muutus ja hakkas kohe tugevamalt pitsitama see. Ja seega pidin põhimõtteliselt omas tempos siis lõpuni jooksma, sest taga oli üsna turvaline vahe ja tulin üle finišijoone, et kahjuks seekord mul ei olnud võimalust esimest siis püüda. Et sellel aastal olin 4. korda hõbemedali omanik. Et ühe korral olen pronks olnud ja ülejäänud korrad olen ja teise koha omanik olnud. Aga mis seal ikka, et aastad ongi erinevad. Eks pettumus muidugi ikka oli peale võistlust, et ihkad ikka seda poodiumi kõrgemat aastat, aga aastad on erinevad ja pole midagi teha. Kindlasti on paljudel küsimus, mis ma siis edasi nüüd teen. Järgmisena põhimõtteliselt lähen võistlen nüüd laupäeval Karksi-Nuias. Ma ei ole seal kunagi võistelnud, et ma tahaks ära proovida, kui hull see rada siis tõesti seal on, et räägitakse, et seal on üks väga suur tõus ratta alguses ja jooksus ka pidi midagi olema. Lähen proovin ära ja vaatan, mis see endast kujutab. Ja peale seda siis suurem eesmärk on septembrikuus, 10. september täispikk teha Hollandis, kus on siis Euroopa meistrivõistlused. Vahepeal vaatan, mis mul sinna vahele mahub, et kas mõni jooksuvõistlus või triatlon, et eks see selgub ajapikku. Et muidu oli eesmärk ikkagi Münchenisse peale saada, kus toimub siis standarddistantsi Euroopa meistrivõistlused. Aga kuna mul on praegu selle peale saamisega võistlustele olnud väga palju, või ma ei ole lihtsalt peale saanud, sest mu ranking on madal ja ma ei ole nagu otseselt käinud ka punkte kogumas, et oma rankingut tõsta, siis seetõttu ma ei saa sinna võistlustele peale. Nii, nagu video lõppus ikka, kui sulle meeldis see video, jätta pöidlaga märku, et see oli tore, oli vahva kuulata ja muidugi pange seda subscribe'i nuppu, siis näete, millal Kevin paneb selle uue video üles ja teile tuleb teade. Olge mohedad ja vahvad ja varsti juba stardime Karksis. Seda ka veel, et kellel on huvi, siis mu Bianchi Aria on müügis. Panen pildikesega siia, et kui sa tahad sellist iludust omale, siis võta minuga ühendust ja leiame hea tehingu.